nimi? Meie asume siis sadamast 8 meetri kaugusel. Ta keset küla küll ei ole, aga ta on põhimõtteliselt sadamast teine kohvik, siis ütleme nii. Nagu omati külas ja külla ei oska keegi eriti tulla, ma peamegi viida panema tee äärde, aga ja kohviku nimi on Grönbergi talukohvik. See on vana Eesti aegne nimi. Mis te selle päeva süüa pakute? No plaanis on pakkuda lammast, tursakotletti, kammila, praadi. Meil on ta lesta, kammila, praad siis. Nimed on ka välja mõeldud. On lambaants, kammila näss ja tursaleo. Kas kõike siin koha peal valmistatakse värskelt? Ja kohe vahetult värskelt, sest mina ette need toitu ei taha. 11. avame ja siis avatud on just täpselt nii kaua, kui on rahvast või nii kaua, kui toitu jätkub. Vaatasin, et teil on kindlasti ka siin lastele tegevust. Ja, meil on batuut olemas, siis on võrkpalliplats olemas, siis on võrkkiik, siis on ka mingi petangi saavad mängida või palli või midagi sellist, mida nad ise soovivad. Ja loomad on ka meil ka, mida nad saavad siis toita näiteks. Kordame veel üle, mis loomad teil olid seal? Meil on lambad, haned ja pardid. Ja neile sai ka süüa tuua? Ja neile võib tuua leiba, kui on. Mul on endal ka selleks ajaks varutud leiba, et saab anda siit. Ma võin neile ise ka leiba anda kätte. Et võib-olla nii värske leib kui ka kuivatatud. Ühesõnaga, kõik laupäeval Prangli saarele lubab imeilusat ilma. Jumal tänatud. Ja siis siia Grönbergi talusse, väiksesse loomaaeda ja head ja paremat maitsma. Kohtumiseni! Teeme nii. Kohtumiseni! Minul on Piilakatalu kohvik. Ma asun täpselt peatee keskel, poest natukene edasi. Ma pakun suitsuhüljest, mis on siuke uus fenomen. Eesti turistile peale läheb. Ka suitsukala ja siis igast erinevaid maiuspalasid. Kirjud koera, kreembrüleed. Kas te seda hüljest suitsetate siin samas? Ja sealpool, kus on seal suitsuahi seal. Aga kas see on siit samas siis lähiümbrusest? Ja, mis on võrku kinni jäänud. Ja nendest siis panen marinaadi ja siis suitsetan. Okei. Nii, ja mis kellast te avate? Kella 11 avan ja kella 6 või nii kaua kui rahvast on. Et kuidas on teie kohviku nimi? Kardulad on keened. Kus selline nimi? Et see on prangli keeles tegelikult. See on prangli keeles. Mina just mõtlesin, kus selline nimi on pärit. Jaa, et pranglis on täiesti selline oma murre ja mis nagu saare rahvas siis aegade jooksul paljud sõnad on tulnud üldse näiteks soome keelest ja midagi ka rootsi keelest. Ja. Ma eeldan, et kardulad ja keened tähendab siis kartulad ja seened. Ei tähenda? See tähendab, et kartulid on keenud, et nad on valmis saanud. Kartulid on ära keenud. Ja ma saan aru, te muidu ei tee siin turismindust, et avategi lihtsalt selle. Meil on täiesti esimene kord. Esimene kord ka kohvikut teha? Kartulat saab süüa, aga mis siis veel saab? Kartulid jaa, aga tegelikult kartuli kõrvale saab siis räime ja lõhet ja anger ja suppi ja igasuguseid erinevaid jooke. Siis on meil eraldi ka laste kohvik, kus me pakume, lapsed siis pakuvad tegelikult hot doge ja lastejooke. Ja magustoiduks on meil ka muidugi koogid ja paar kooki ja sellist. Aga tõotab tulla ilus ilm ja siis kohtumiseni. Jah, loodame. Kohtumiseni. Sinise Maja kohvik on avatud laupäeval. Mis kellast kellani te avatud olete? Oleme sel aastal avatud kella 12 ja kui ma ei eksi, siis äkki oli 5 või 6. Ei mäleta see lõppaega nii, et kuidas külalisi jätkub, nii kaua avatud oleme. Mis teil siin süüa saab laupäeval? Meil on traditsioonilised saare toidud, et iga aasta oleme pakkunud tursakotletti, lambapraadi, kukesenjankat, et see on kohalikust toorainest. Ja siis veel üht-teist. Ja siis teete kõike siin värskelt ja koha peale? Ja kui meri annab kala, siis siiga ja suitsulesta. Aga meil on kontsert 2 korda. Ja kontsert 2 korda? See on küll suur asi. Ja see on niisugune
perekontsert, et sinna võivad kõik tulla, et ansambli nimi on küll Mehed mandrilt, aga see on niisugune pereansambel, et nemad tulevad ka kõik perekondadega siia, võtavad lapsed, naised kaasa ja kontsert on kell 1 ja kell 4. kohvikute päeval on avatud teie kohvik. Mis on teie kohviku nimi? See ongi nii, nagu te näete, Prangli saare resto. Te olete muidu ka restoran ju, et tegelikult nagu saaks ju iga päev külastada, aga sellel päeval te teete midagi sellist, mida tavaliselt te teete. Nii nagu meil külastajad või nagu me armastame öelda, patsiendid soovivad. Et siis saab ka öösel süüa, ma sain aru. Jaa, kindlasti saab midagi hea. Ja juua. Aga kas on midagi erilist sellel õhtul pakkuda või mis teie restoran üldse pakub siis? Jätame selle niisuguse eripakkumise, jätame võib-olla üllatuseks, aga meil on kõik asjad on niisugusest värskest toorainest. Väga palju on meil rõhku mõndud kalale. Ja kõik on kohalik käsitöö siin, ise koha peale siis teeme, et mingit niisugust pakivärki meil ei ole, et meil on ikka maitselamus on nagu garanteeritud. Ja eks kuna te olete öösel avatud, siis vast ootate siia kohvikute päeval rohkem täiskasvanuid, eks ju, et lapsed ja sellel no ja võib-olla ja lapsed ei tunne võib-olla ennast mugavalt öösel siin, aga terve päeva kuni õhtuni on nad absoluutselt oodatud. Ma olen väga peresõbralik. Aga kohtumiseni siis kohvikute päeval. Ootame teid. Kohviku ööl õige. Just nimelt. Kõike paremat.